Tihti korduv küsimus, et kuidas saab kellestki kunstnik. Ma vastaks sellele hoopis niipidi, et kunstnikuks ikka ei saada, vaid kunstnik ollakse. Ehk et siis midagi peab olema sul varasemast kaasa võetud. Kunst on ju oma olemuselt midagi täiesti ebarentaablit. Et see on asi, millega tegeldakse vabal ajal, mida ei ole võimalik enamasti ühelegi mõistlikule kaastkondlasele ära selgitada. Ja seetõttu ma arvan, et see on ikkagi nagu ürgne impulss, millele tuleb järgi minna. Ideed tulevad tõesti väga salamisi, et ma ei saa ise ka aru, kust nad tulevad. Ütlen siis, et elu ja unenäod, ehk siis unenägu on ju elu osa. Aga unenägu ei pruugi tingimata olla nagu midagi meeldivat. Tihtipeale unenägu on selline, Mati Küti filmid on sellised unenäod, millest nagu tahaks üles ärgata ka pooleldi, et kaua see jama kestab. Aga teisalt tahaks nagu edasi ka vaadata, et Mati Kütt on nüüd kindlasti see mees, kes ei tee ühtegi sammu selleks, et vaatajale teadlikult püüda meeldida. See on tegelikult selle uuema või värskema mõtlemise surm tegelikult. Et kui looja ehk režissöör peab hakkama vastutama juba kogu rahva eest, et miks te ei too siis rahvast kinno. Kui selle üle hakata mõtlema, siis sa ei ole kunstnik, siis oled kadunud mees. Siis ei ole sa enam vaba. Sina pead ise enda mugavustsoonist välja tulema ja Mati Küti juurde minema selleks, et filmidest kuidagi see täis nauding kätte saada ja siis sinna Mati Kütini jõudes ära otsustada, kas edasi magada või üles ärgata. Mina lasengi selle endast läbi ja see isegi unenägu alateadvusega teeb sellist koostööd, et unenägu korjab selle mineviku minust üles oleviku ja isegi annab sinna mingisuguse, tahab sinna isegi mingit helgemat tulevikku anda seal juures. Nii et mina arvan, see on väga raviv. Realistlikkuse poole pealt võib-olla see, et tihtipeale tema filmides astuvad üles tegelased, keda me teame. Sigmund Freud, Mati Kütt ise. Kõigepealt Freud ilmselt saadaks mind kohe ravile muidugi ja pikaks ajaks. Ja ma ei tea, kas ta minu filmideni üldse jõuaks. Aga see, mis nende tegelastega seal filmis toimub, see pigem ei toimu füüsilises maailmas meie ümber, vaid ikkagi metafüüsilises maailmas meie sees. Mina ei soovi väga oma töid kommenteerida. Tõesti. Ja mina tahan anda just selle rõõmu vaatajale ja kuulajale ka, kui helilooja on. Et ta ise märkaks või ise isegi võiks luua sealt oma loo, kui on mingi lugu. Tihtilugu abstraktsetel töödel ei ole seda. Ja seda tulebki siis vaataja peab ise looma ja kuulaja. Ma ei tea, kas ta ise teab, kuhu ta läheb. Selles mõttes, et ta on täiesti ettearvamatu. Kes ma siis tegelikult olen? Ehk et vahel on tõesti hea vaadata ennast nii-öelda väljaspoolt, kuigi see on väga raske ülesanne, et olla samal ajal väljaspool ja samal ajal sees. See on nagu literaadid ütlevad oksüümoron, kus eelnev mõte või eelnev lause tühistab järgmise ja vastupidi. Ma usun, et kui Mati Kütile anda võimalus soovida üks soov siin maailmas, siis võib-olla ta tahaks osata lennata või vähemalt seda proovida.